Tere! Nüüd me räägime sellest, et mis lõppkokkuvõttes selle salongiga sai. Kas ma olen rahul sellega või ei ole. Ütleme nii, et ilmselt see ei ole ideaalne lahendus. Ideaalne lahendus on nahka vahetada, aga põhimõtteliselt silma jaoks on enam-vähem okei. Nüüd me siis näitame, mis tuli välja. Oot juhiste. Kui me vaatame, et see mõrra ikka jäi alles. Visuaalselt on küll väga parem, sest vot selle momendi nüüd ei ole nii näha. See on natukene varjutud. Kõrvalistuja ja tagumised istmed said suht ilusad. Visuaalselt mulle need väga meeldivad. Nüüd tuba on veits parem. Nende värvid on natukene erinevad, sest see on juba värske, see on tehase oma. Aga ma arvan, natukese aja pärast ikkagi nad kuidagi taastavad, sest üldpilt on meil näha. Põhimõtteliselt, kui me väga kõrvasti vaatame, siis on näha, et midagi on parandatud, midagi on tehtud mitte väga paremalt, aga nii palju kui saime, nii palju tegime. Aga okei, istume autosse, operaator meil hakkab filmima ja ma räägin natukene, kuidas paremini seda teha, ütleme nii. Sõnaga, mis me saame siis kokkuvõtteks teha? Mis on kõige parem naharemont? Kõige parem naharemont on see, et sa viid seda professionaalile, tema vaatab üle, võtab istmekatte maha, lõikab seda kõik välja ja õmbleb uued jupid sisse. Siis on nagu very beauty and okay variant. Kui te ei taha väga palju raha raisata, siis, ja teil on vaba aega ja mingid teadmised, oskused, käsitööd teha, siis te võite kasutada minu varianti, nagu mina eelmises videos tegin. Ehk siis peamised asjad. Selleks, et värvida nahka, on vaja akrüülvärv. Viniil, akrüül, midagi sinna kanti. Siis ta on nagu paindlik ja kummimoodi ja sellepärast ongi nii, et see värv jääb külge. Ärge kasutage Hiina varianti, sest seda ma pesisin kohe maha. Ja lõppkokkuvõttes tulemust seal ei ole. Seda me lõikame välja. Hiina toodangut ei kasuta. Ideaalis on vaja teha, lõigata kõik kahjustatud nahk välja. Ümber seal mingi operatsiooni naha peal teha. Siis peab mingi jube korralikult, kui on juba veninud nahk ja siis kuidagi väga ilusti peab sisse toppima tekstiiljupi. Kummiliimiga seda kõik üle käia, mõlemalt poolt, siis ta oma vahel kleebub kinni. Ja kui te saate seda pingule, järgmises osaks on pahtel. Spetsiaalne pahtel müüakse suurtes kogudest. Mina seda suurt kogust Eestis kohe võtta ei olnud ja oli väga kallis. Seega ma ikka võtsin see alivärk ja ta ei ole päris õige vist asi, aga mingi tulemus sai. Ütleme nii, et kui see oleks teist värvi nahk, siis oleks kõvasti rohkem näha kui musta peal. Must värv natuke annab seda, et saab sellega mängida, et ei ole nii suur probleem. Siis iga hetk, iga samm peab rasva eemaldama, sest kui pind on rasvane, sinna külge ei hakka kleepuma see filler ja värv. Fillerit peab kõvasti ja hästi kuivatama fööniga
väga palju aega selleks, et ta kuivaks ära. Siis enne värvimist jälle pind matiks teha, siis rasva eemaldada ja siis värvida. Põhimõtteliselt 2,5 kihti värvi peaks piisama. Näiteks 2,5 kihti need värvitööd, mis mina tegin, purk oli juba tühi. Idee poolest, kui te tahate terve salongi ära värvida, siis kindlasti vähemalt 2 ballooni ja võib-olla isegi 3. Sõltub sellest, et mis te seal tahate teha. Et ideaalis ostke natukene varuga seda värvi. Idee poolest, nagu ma sain aru, saab ka lihtsalt suvalist akrüülvärvi ballooni sisse topida ja tuleb vist veits odavam. Kuigi tegelikult see 0,4 400 milliliitri ballooni hind ei olnud mingi väga krõbe. Seega saab ka neid osta motipi omasid. Ja kihtide vaheline nii-öelda paus peaks olema 15 minutit vähemalt. Siis lahusti värvist jõuab ära kuivata ja ära minna. Siis ta nagu haakub pinnaga või mis iganes ta on. Maarlerid mulle rääkisid. Suur väga tänu nendele, et lasid mind üldse sinna tuppa endale külla ja ma sain seda ära tehtud. Sest jah, seal on vähemalt soe ja pähe ei kuku vihm. Ja umbes nii ongi. Isoleeriga kõik, et ideaalis muidugi sisu välja võtta autos, no see on kõik ideaalis. Ideaalis muidugi võiks siia lihtsalt Recaro-istmed leida ja nahataja võiks teha sinna uus nahk ja siis oleks väga ilus. Aga samas see maksab kõvasti palju rohkem raha. Aga okei, hoolige enda autode eest ja näeme veel teises videos.